Tere, Kersti! Tere! Teie ja Eestis veate eest sellist asja nagu töövarjupäev, mis iga aasta novembris siis toimub. Ja see on noortele ju hea võimalus esimene samm teha töömaailmasse, et piiruda, kuidas asjad käivad ja mis neile meeldida võiks ja mis mitte. Aga mis see töövarjupäev täpsemini on? Mis selle ametlik definitsioon on? No töövarjupäev ongi karjääriõppe võimalus. Ja tegelikult töövarjupäev on alguse saanud USA-s. Üks selle eestvedajaid oli ka USA organisatsioon ja alguse sai ta juba 96. aastal ning Eestisse jõudis ta meie kaudu 98. aastal. Ja selle programmi eesmärk või selle võimaluse eesmärk ongi see, et noored saaksid piiluda tööellu, saaksid aru saada, kuidas need oskused ja teadmised, mida nad koolis õpivad, võiksid neile tulevikus kasuks olla ja mida nad peaksid võib-olla juurde õppima ja mida nad peaksid endas arendama rohkem, et oma unistuste tööd saada tulevikus. No need põhjused, miks noored sellest võiks osa võtta, tõid sa juba ilusti välja, aga kas sul on tuua ka mingeid selliseid parimaid praktikaid, kus noored on käinud ja saanud ka endale töökoha sinna päriselt või kunagi uuesti sinna tööle läinud ja milline see noorte tagasiside on? No nende aastate jooksul, et 24. korda Eestis ja töövarjupäev toimub, on neid lugusid tegelikult päris palju ja igal aastal neid ka tuleb koolides seda infot, et mõni õpilane leidis just enda unistuste töö ja sel aastal me oleme saanud näiteks sellise toreda tagasiside ühelt inimeselt, kes teatas, et tema käis 15 aastat tagasi töövarjupäeval ja tema sattus Erki Raasukese töövarjuks. Ja pärast seda nad jäidki omavahel suhtlema ja suhtlevad siiamaani ja paar aastat tagasi kutsus Erki teda tööle Luminor panka siis. Nii et sellised pikaajalised suhted on ka võimalikud selle töövarjupäeva kaudu. No praegune olukord, ilmselt kõik teavad, milline see on. Vahet peab hoidma, ettevõtted vist väga tegelikult noori sel aastal vastu ei võta. Millised muutused üldse töövarjupäeva korralduse osas toimunud on? Jaa, töövarjupäeva korraldus ja töövarjupäev täna sel aastal on tõesti hoopis teistsugune kui tavaliselt. Et kui meil eelmistel aastatel ikkagi noored massiliselt klasside kaupa käisid töövarjuks, siis sel aastal on numbrid palju väiksemad, käivad ainult sellised julgemad entusiastid ja ka võimalused tegelikult on märksa ahtamad, sest ettevõtted paljud on öelnud, et nad praegusel hetkel ei võta endale väljastpoolt organisatsiooni inimesi sisse. Aga mis on tore, on see, et nüüd teist aastat on meil koostöö Tagasi kooliga ja nemad on loonud oma leheküljel sellise vahendusplatvormi, kus ettevõtted saavad mugavalt panna välja neid töökohti, kuhu varju oodatakse ja noored saavad siis valida, kuhu minna. Ja selle kaudu on ka sel aastal paljud noored leidnud, isegi 55 koolist vaatasime, et on noored leidnud üle Eesti neid töövarju võimalusi. Ja tegelikult on ka koolid olnud väga loovad, et üks kool saatis meile näiteks tagasiside, et nemad sel aastal majast välja ei lähe, küll aga on neil töövarjud majasisestel ametikohtadel, haldusjuhil ja raamatupidajal ja kõikidel sellistel töökohtadel, mida noored võib-olla iga päev koolielus tegelikult ei näe lähedal. Sellel aastal on ka veel selline võimalus, et töövarjuks saab minna nii-öelda online kanalite kaudu, et lepitakse siis kokku aeg, millal siis spetsialist või töötaja ja noor leiavad võimaluse kohtuda mingis internetikanalis ja noor saab siis küsida oma küsimused, milles see töö seisneb, milliseid oskusi, millist haridust selleks on vaja ja tööandjal on võimalik siis tutvustada seda tööd ja oma ettevõtet. Loomulikult see ei asenda seda näost näkku suhtlust ja päriselt selle töökeskkonna nägemist ja töö jälgimist, aga midagi ta ikkagi annab, nii et väike võimalus mingit aimu saada sellest töökohast on ka selle variandi kaudu.
aga noortele on see päev kindlasti igati kasulik, põnev, aga võib-olla lõpetuseks mingi mõte, et miks ettevõtted või inimesed peaksid võtma endal neid töövarje? No ettevõtte jaoks on see ju samuti hea võimalus iseennast tutvustada, näidata, millised on need töövõimalused ja kui noored süttivad, et siis on ju suur tõenäosus, et nad lähevad seda eriala tulevikus õppima ja nii saab tööandja ka endale tulevikus väärt tööjõudu. Et ma arvan, et see on väga hea võimalus ja igati soovitan kasutada. Ja ütleme, et sel aastal võib-olla avanevad need võimalused kevadel, et julgustan ka ettevõtteid, kui kevadel koolid ja õpilased teie poole pöörduvad, siis võtke nad ikka vastu. Et see tegelikult, see töövarjupäev ei peaks ju olema ainult kord aastas ametlikult, et võikski olla noortel endal huvi pidevalt tutvuda, et kes ei teagi, kelleks saada tahab, käid sügisel ühes kohas, kevadel teises kohas, et oleks see võimalus aastaringselt ettevõtetel võtta ja siis õpilastel minna. Just. Aitäh sulle! Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.